kolmapäeva hommikut kõikidele. Ma küsisin täna hommikul oma Instagrami konto peal, kas ma peaksin tegema oma 2 puhkepäevast, mis mul sellel nädalal on, mingi väikese argivlogi või mitte, sest ma olin ise nii 2 vahel. Ma terve hommik mõtlesin, teen, ei tee. Sest et nagu ma juba öelnud olen, siis nagu mulle need argivlogid on nagu enda kanalil hästi tavalised või nagu sellised, et nagu kas mul ikka on midagi näidata teile, mis oleks ka huvitav. Samas ma nagu näen, et sihuke argipäeva videode vaatamine on põnev ja mulle endale meeldib ka teiste inimeste kanalil just selliseid videosid vaadata. Aga tihtipeale, kui ise teed, siis on nagu sihuke tunne, et ma ei tea, kas nagu on ikka mõtet teha või mitte teha. Ma naudin siin praegult oma hommikukohvi natukene ja mul oli siin suht tegus hommik, kuna ma läksin hommikul kohe ilma söömata Synlabi. Ma tegin seal vereanalüüse põhimõtteliselt sellepärast, et mul on nagu sügiseti see tunne, et kas on mingi vitamiinide puudus või kehas on mingid, no mis iganes, mingid ained on puudu. Ma tahtsin nagu lihtsalt teada, mis need vereproovid nagu näitavad. Ja siis ma võtsin perearstiga ühendust ja sain seal ära käia. Muidugi praegult mingi eriti keeruline aeg sellise asja jaoks, sest et kõik on COVID-i haigeid täis ja see on selles mõttes õudne. Aga ma sain oma mineku ära põhjendada ja ei olnud probleemi. Ennem läbi see muidugi ristküsitluse mingitel, ma ei tea, noh, ongi nende koroona teemadel ühesõnaga. Aga siis ma käisin seal ära, tulin koju tagasi ja nagu ma olen siin varem rääkinud, siis ma lihtsalt ei saa hakata enne mingit puhkepäeva nautima, kui ma ei ole kodus mingeid asju ära teinud. Niisiis sain voodipesu ära vahetatud ja panin pesu pesema, nii et mul on juba kohe siuke värske tunne, nagu oleks magamistoa mingi uuenduskuuri läbinud, aga alati see voodipesu vahetamine on lihtsalt parim tunne üldse. See on kuidagi tüütu tegevus, kuigi sa ei võta tegelikult absoluutselt kaua aega, mingi 10 minutit ja sul on see tehtud, on ju, aga lihtsalt kuidagi see, et lükkame edasi. Ja siis ma korjasin puhta pesu pesurestilt ära jällegi, et ma ei peaks seda pesu seal nägema, et mul on miskit tegemata, vaid ma tahtsin selle ära korjata, et ma saaksin rahus oma puhkepäeva edasi nautida. Ja siis ma tegin endale hommikusööki, väike kohvi, väike võiku ja siis juba sain põhimõtteliselt ilusti diivanile istuda ja natukenegi oma hommikut rohkem nautida. Ja nüüd mul tegelikult on niimoodi, et mul tuleb varsti klassivend, endine klassivend, ma lõikan tal juuksed ära ja siis on juba edasiste päevaplaanidega edasi minek. Mul on paar mõtet, mida teha, aga tuleb veel vaadata. Aga ma praegult võtsin oma selle produktiivsusmärkmiku ette. Ma eile täitsin seda õhtul hoolega. Praegult ongi selle märkmiku täitmisel nagu see faas, et kuidagi panen siia lihtsalt mingid pikemad perspektiivid paika, mingid pikemad soovid ja siis alles võib-olla hakkan nende igapäevaste tegevustega siin maid jagama, et ma praegu lihtsalt üritan seda algusest peale täita ja oma mingeid ideid ja mõtteid siin lahti kirjutada, et mul oleks need silme all. Ja eile, kui ma õhtul seda täitsin, kuidas minu sees tegelikult on nii palju nagu mingeid soove ja asju ja kui ma neid kirja sain, siis ma sain aru, et need on tegelikult täiesti reaalsed asjad. Lihtsalt ongi see, et ülihea on, kui need on silme ees, siis sa tead, et on miski, mille poole püüelda, on ju. Et see produktiivsusmärkmik jõudis minuni minu seik tiimi poolt. Ma mingi aeg Instagramis küsisin inimeste mingid lemmikmärkmikuid, sest et ma tõesti täiega tahtsin endale. Ja soovitati seal eesmärkmiku ja minu seik märkmiku ühesõnaga erinevaid asju ja siis minu seik tiim nägi ka mu storisid ja nad kirjutasid mulle, et nad tahaks mulle saata ühte märkmiku proovimiseks, et saan katsetada. Niisiis mul ongi nüüd see produktiivsusmärkmik ja ma nüüd proovin sellega saada sõbraks, vaadata, mis siin on, et see on praegult mulle veel natuke võõras, aga päris huvitav on juba olnud seda siit algusest peale niimoodi täita. Praegult 100% tegelikult ei oskagi teile mingisugust hinnangut anda. See algus, mis ma siin täitnud olen, on hästi siuke mõnus ja nagu voolav ja sa saadki mingid pikad asjad kirja panna ja mingitele küsimustele vastata ja ma siin mingi alguse täitsin niimoodi, et ma esitasin ka endale küsimusi, millele ma siis mingi aja
möödudes proovin vastata, kuidas mis on läinud. Et ühesõnaga avastamist on siin täiega palju, aga mulle praegult tundub see päris siuke hea lahendusena, sest mul on olnud neid märkmikuid suht erinevaid ja siin on nagu tõesti see, et sa saad nagu ennast analüüsida, mis on minu arvates ülihea. See ei ole mingi sponsoreeritud, ma ei pea seda teile siin üldse rääkima, nad saatsid mulle selle lihtsalt niisama, et ma saaksin enda jaoks katsetada, aga mul ei ole kahju seda teiega jagada, sest et kuna ma ise küsisin soovitusi, siis minu meelest on alati nii hea, kui keegi nagu oskab sellistel teemadel ka kaasa rääkida. Aga minu seik tiim andis minu jälgetele ka ühe sooduskoodi, et kuni septembri lõpuni saab minu seik lehelt täishinnaga toodetelt -10%, kui sa kasutad koodi MONA10. Nii et kui sind peaks seal mingid märkmikud huvitama või mis iganes toredad asjad seal veel on, siis sa võid seda koodi kasutada, saad natuke soodsamalt. Ja minu meelest siuke sügis on täpselt siuke uute ideede, uute eesmärkide planeerimise aeg ja see on nii hea, kui sa saad oma mõtted visualiseerida, nii et kes iganes tahab, siis minugi poolest kasutage seda koodi ja äkki on kellelegi abiks. Juukselõikus tehtud, naalaga jalutuskäik tehtud. Nii hea oli jälle, mul on nagu puhkepäevadel see, et ma tahan kindlasti jõuda naalaga mingile pikemale jalutuskäigule, sest et nii saab tema energiat kulutada ja siis mul on alati endal nagu päeva lõpuks see tunne, et nagu mul on mingi produktiivsus, ma olen liikunud ja mul on oma sammud täis saanud ja tänases minu produktiivsusmärkmikus oli ka mul pandud üks, no ma tegin oma to-do listi sinna ja mul oli ka pandud sinna täna 10 000 sammu, naalaga pikk jalutuskäik ja sai tehtud. Ülihea. Või no, me jalutame kuskil siuke 4-5 kilomeetrit, täna tuli 5 kilti, et ma vaatan ka vastavalt sellele, kuidas naala jõuab, kuidas ta nagu viitsib, et ta on ikkagi nii väikest kasvu koer, et ma ei taha teda nagu siin mingit 2-tunniste jalutuskäikudega nagu retsida, et 1,5 tundi või tähendab tund aega on täiesti okei ja see on nagu talle sobilik ja mulle sobilik ja kõik on hästi. Aga ma olen nüüd tulnud raamatukokku. Kohe lähengi, pidin mega kaugele parkima, aga see on ainult hea, sammud ja ma vaatan, kas ma leian endale mingi raamatu, sest mul on nagu tunne, et tahaks täiega lugeda, kas õhtuti voodis või mis iganes hommikuti enne tööle minekut, kui Mona, it's not gonna happen, ma tean seda juba, aga ma tahaks jah midagi lugeda, nii et ma täna sean sammud siia raamatukokku ja lähme vaatame, kas me leiame sealt midagi. Ma haarasin endale kaasa 2 raamatut. Ma olen see inimene, kes ei saa mingi mitu tükki võtta, et 2 on nagu suht piir, sest muidu ma lihtsalt ei suuda otsustada esiteks, millisega ma alustan. Teiseks, kui mul saab 1 läbi, siis mul on väga raske teise raamatusse uuesti sukelduda. Et ma pean nagu 1-2 tükki nagu olema korraga, et ühel on ära, siis on teise vahel paar päeva ja siis saan uuesti lugeda. Aga kes mind hästi teavad, siis ma fännan noorsoo-romaane ikka veel, kuigi ma tean, need on juba mingi ajast ja arust ja neid loevad üldiselt inimesed vist puberteedi eas. Ma ei tea, ühesõnaga täiega head raamatud, ma arvan, need noorsoo-romaanid ja nii palju saab siin samastuda, nii palju sa saad siia ise sisse sukelda, nii et sa unustad nagu kõik muud asjad hästi ära. See on ülihea ja teine raamat on Teekond Vincentini. See on nagu tõesti sündinud lugu. Ma veel täpselt teile ei oska midagi öelda, võib-olla mõnes tulevuses vlogis ma räägin, millest see räägib ja nii. Aga see Erki vanaema soovitas seda, et väga hea raamat. Ja siis ma mõtlesin praegult, et ma võtan siis ühe noorsoo-romaani ja ühe mingi tõsisema raamatu ka. Et vaatame, kas siis on ka nii hea, nagu ta rääkis ja saan ise ära lugeda. Aga ausalt öeldes on nüüd aeg meil kobida poodi, sellepärast, et mul sai hommikul kodujuust otsa ja praegu mu hommikused võileivad tuginevad avokaadol ja kodujuustul, siis kodujuust on väga vajalik asi. Nii et ma lähen poodi ja ostan endale seda
ja ma vaatan, hüppan ruttu äkki Pepkost ka läbi, vaatan kas ja mida seal head pakutakse, sest et nagu te teate, koduasjad on minu ting. Ja vaadake, ma värvisin eile juukseid endal, välja kasvu ja sain ilusad randid. Päike tuleb välja, aga let's go ja kohtume siis, kui ma olen midagi head skoorinud. Ma mõtlesin, et ma kohtun teiega hiljem, aga jõudsin Kagukeskuse juurde ja siin on mingi 3 tuletõrjeautot ja ma ei saa aru, mis action siin toimub, nagu kõik inimesed vaatavad ja mingi kustutusvoolikud ja asjad ja ma ei saa aru, mis siin nagu on. Kas nagu poodi lastakse, no tundub, et siin midagi väljas korraldatakse, aga nagu ma olen veits segaduses. Ma vist lähen õue ja vaatan üle asja. Tundub, et poodi praegult ikkagi lasta, kõik inimesed on vist välja evakueeritud. Vähemalt ma näen nagu poodide töötajaid siin. Ma ei saa aru, ma nagu veits pigem arvan, et see on pigem mingi õppus siin. Aga 2 inimest on seal üleval rõdul ja nagu ma aru saan, siis neid vist hakatakse sealt alla võtma. Oh my god, ma olen nii segaduses, ma tahaks informatsiooni praegu. Pigem on tegu mingi õppusega, sest ei tundu, et siin keegi väga paaniliselt kiiresti tegutseks ja midagi kuskil põleks. Aga ma ei tea, mis siin toimub. Seal hakatakse redelit üles tõstma. Ja ilmselgelt on kohal Võrumaa teataja, sest kus nad kohal ei oleks, juba filmivad ja juba teevad. Võru kõige suurem sündmus aastas vist. 3 tuletõrjeautot ja midagi toimub. Ma tulin autosse tagasi, sest ma tundsin ennast seal väljas nagu mingi viimane uudishimulik tola. Aga natuke olin ka uudishimulik, on ju, aga no ma ei tea jätkuvalt, mis toimub, aga no ma eeldan tõesti, et mingid õppused, sest et noh, kui siin midagi põleks, siis oleks ikka action, aga mingid onud toodi sealt alla tõepoolest. Tulin ära sealt, sest et üks onukestest, kes sealt alla toodi, kamandas mu minema, ütles, et kui siin põleks, siis sinu auto oleks juba ammu leekide ees ja sa peaksid siit lahkuma. Mis siis, et seal mingi 100 inimest seisis ninapidi juures, vahtis ja filmis ja siis olen mina mingi täiesti süütukene seal ja no ühesõnaga läksin minema, ütlesin, et seal läheb mingi 2 tundi, sõba ja see mõtleb passida. Pohhoid seal jah, reaalselt mingi 100 inimest veel passis. Okei, mida iganes, ma tulin järgmisesse poodi, ma võtan oma kodujuustu ja ma lähen koju ära. Jõudsin poest tagasi koju ja ma tegin endale hästi kiire lõunasöögi, kuna teid see mingi söögi tegemine huvitab ja värki-särki, siis ma näitan teile, kui spetsiaalkokk ma olen. Et otse loomulikult tegin ma midagi nii keerulist. Juhu! Tegelikult siin on kanafilee, pelmeenid ja siin on tomat ja kodujuust ja siin on apelsinimahl, nii et ma naudin seda oma lõunasöögiks ja vaatan taustaks Roaldi nädalat, sest et Roaldi nädala saated on ühed mu lemmikumad üldse. Linna inimesed on jõudnud kartulipõllule ja nagu ikka siis, kui on kätte jõudnud viimane vagu. Jaa! Mis teed siin oma kipskäega? No niisama emme ütles, et miks sa tulid appi, aga ikkagi saan aidata. Sa tahtsid aidata ikka või? Jaa. No tubli mees oled, näita, kuidas peab kartulid korvi panema. Võtad ja paned pangi. Juhu, davai, teeme edasi. Jaa! Mis ülesannet teie siin põllul täidate? No ei, no tublid töömesilased on kõik, on ju. Talvevarud on siin. Naala, mis sina teed? Ma olen Naalat juba mitu korda silmis kaotanud, sest et ta on lihtsalt nagu põlluga nii ühte värvi, et ma ei leia teda ülesse. Need vaadake, siit isegi võib-olla nii ei tundu, aga kui ta jookseb kuskil, lihtsalt pole näha teda. Nunju, kartulivõtja oled või? Tore nende käppadega pärast sind koju lasta või? Tere, uut hommikut! Ma ei tea, miks ma seda endale teen. Aga täna on mu teine ja viimane puhkepäev sellel nädalal ja ma ärkasin 6:30.
ma olen nüüd oma protseduurid ära teinud, ma olen ära söönud, kohvi ära joonud ja nüüd ma põhimõtteliselt ootan õde, sest et ta tuleb minu juurde ja siis me läheme koos Tartusse, sest tal on mingid ilged asjaajamised ja tema enda auto on hetkel remondis ja siis ma lubasin, et ma lähen temaga. Ja täna hommikul ma mõtlesin, et issand jumal, miks ma andsin oma käe, ma oleks saanud ju magada, aga ma tean, et tegelikult on hea hommikul üleval olla juba varakult produktiivne, nii et tegelikult ei ole üldse midagi hullu. Lihtsalt see hommikune teadmine voodis, et sa oleks ju saanud veel kauem tegelikult magada, aga tegelikult ei ole üldse hullu selle varajase ärkamisega, sest et seda kergem on mul homme tööpäeva hommikul ärgata, kui ma täna ei maga hommikul pikalt, et ma teen nagu normaalse päeva. Seega üritame endas leida mingisuguse energiakillu ja sellele päevale rõõmsalt vastu astuda. Esimene koht Tartus on käidud. Gisela ilustuudio, väike promo. Õde käis siin kulmudes ja ma sain Šubranjaga jutustada, nii et all good. Ja nüüd mina autojuhina ootan järgmiseid korraldusi, sest et mina lähtun täna sellest, kuhu minu klient, kes on täna mu õde, peab suunduma, ehk siis ma olengi autojuht. Nii et eks me vaatame, mis järgmine plaan on. Me oleme jõudnud omadega lõpuks aparaaditehasesse, eksprompt tulek, Peti tahtis seda külmnopri jäätist, on ju. Siis me tulime seda ostma ja ma ostsin 3 palli. Üks on pruun juust ja passion, kui ma ei eksi või. Teine on Ferrero Rocher ja 3. on kookosküpsise. Ja ma olen ausalt lumatud, kui maitsvad need on. Ja ma ootan, et me läheks autosse ja ma saan seda edasi siia. Peti läks praegu muu pagaritesse leiba ostma. Ma ostsin sealt külmjäätisest ühe selle tomati, basiliku, juustu, mingi croissandi, nii et pärast maitseme seda ka, kuidas see maitseb. Autojuhil on siin väike lõunapaus. Viisin õe küünehooldusesse ja me sõime ennem need jäätised ära ja magusa laks kuidagi oli täiega. Nagu selles mõttes kõik olid pigem magusamad maitsed, aga tõesti väga-väga hea oli ja ma väga soovitan proovida neid külmjäätiseid. Ja nüüd ma tulin, võtsin endale sirkast salati, sest nagu reaalselt ma ei suutnud otsustada, mida ma tahan, sest Peti võttis ennem kvartalist seda pokekaussi, aga mul ei olnud kõht siis üldse tühi, ma ei tahtnud üldse midagi. Ja siis ma ei võtnudki ja nüüd ma tundsin, et nüüd võiks juba midagi süüa. Ja siis võtsin selle krõbedana salati. Nii et luban endale täna ühe selle. Ja siis ma põhimõtteliselt ootangi teda mingi 1,5 tundi ja arvatavasti sisustan seda raamatu lugemisega. Sest nagu meile näitasin, võtsin raamatukogust raamatuid ja oleks nüüd aeg hakata seda lugema. Märkamatult on päevast on juba õhtu, kell saab juba varsti 7, aga tegelikult see ei ole nii märkamatult olnud, sest päev oli kuidagi Tartus nii pikk ja ma olen nüüd nii väsinud. Aga ma mõtlesin, et ma näitan teile siin natuke mingeid asju, mida ma ostsin. Ma käisin veel pärast Võrus kaubamajas ja Maximarketis, sest meil oli koju paari asja vaja ja siis mul oli vaja vennale veel kingitus, sest ma ei suutnud Tartus seda leida. Ja siis ma lõpuks sain talle, pakkisin, või noh, pean veel pakkima siia kasti sisse, siin on mingid T-särgid ja asjad ja ühesõnaga talle vajalik asjad. Ma olen hullult siuke praktiliste kingituste tegija, et ma väga ei taha nagu mingit ilulilu asju osta, kui ma tean, et on miski, mis on ilus, mis talle meeldiks, siis ma meelega ostan seda ja siis ma lihtsalt ostsin ühe lipsukese ja pakkepaberi, siis ma vaja siis sisse ära kõik pakkida. Ja Tartus ma käisin õega lõunakas ja mul ei olnud tegelikult plaanis mitte midagi osta, aga New Yorkeris olid need bikiinid mega soodsa hinnaga. Nii et ma ostsin, noh, see ülemine osa oli 5 euri näiteks, on ju. Ma näitan hästi kiirelt teile. Siis see ülemine osa oli 3 euri, on ju. Need on siuksed nunnude varrukatega. Ma ei tea, vast meeldivad mulle äkki kunagi talvel minna spaasse või kuskile, kuigi ma tegelikult tahaks täiega mingid trikood endale, aga ma ei ole veel ilusad leidnud ja siis siuke alumine osa ka tavaline musta värvi. Ja nagu see oli suht hea ost minu meelest, ma arvan.
ja siis ma käisin veel Treidausis ka sellel ajal, kui mu õde hambaarsti juures oli. Ja sealt ma, no las sa oled nii nunnu, tohsid empid igatsesid ja nii vaatad, mis ma teen, siis nunnu pall. Ühesõnaga käisin siis Treidausis ja sealt tõstin enam-vähem mingid töövahendeid, kuna ma ikkagi teen juuksuritööd sugulaste ja pere peal ja nii, siis mul oli mingeid asju vaja, nii et kaelapaberid meestöölõikuseks. Siis ma ostsin kindad endale juurde, värvimiseks kuluvad ikka ära. Siis ma ostsin paar värvipinslit ka, jällegi kuluvad ikka ära, on ju. Ja siis ma ostsin, need ei ole küll otseselt töövahendid, aga need meigi svammid, et silma alla konsiilerid näiteks panna. Ja siis 2 meigipinslit ka juurde endale. Kas ma midagi ostsin veel? Üks värvikauss, sest ma alati suudan kas jätta maale või midagi, et siis mul on hea, kui on ikkagi mingi tagavar olemas. Ja kui ma Võru kaubamajas käisin, siis ma sain sealt endale paar Essence'i toodet. Ma ei tea, Essence on nagu nii odav meigifirma tegelikult, aga nagu ma olen nii palju neid asju katsetanud ja mulle tõesti väga-väga meeldivad. Nii et siin on mingi matistav puuder ja see on toonis Perfect Beige. Nii et siuke, mul on kunagi olnud ka selline ja nagu tõesti mulle täiega meeldib. Siis ongi üks concealer, selline ja see on toonis Soft Beige. Ja siis on üks ripsmetuš, kui ma ei eksi, siis see oli Karin Larveni videos, aga võib-olla ma eksin, ma tean, et ta promos seal mingit Essence'i ripsmetuši, aga ma ei ole kindel, kas see oli see, mingi siuke veidra kujuga ta oli, aga ma võtsin ühe ripsmetuši, sest nagu neid peab lihtsalt katsetama, et näha, kas see sulle sobib või mitte, sest et kunagi ei saa kindel olla, aga no võib-olla see oli see, igatahes see on mingi Lash Princess Volume Mascara, no whatever, saab proovida. Ja siuke kiire shoppingu leid meil oligi, natuke raiskasime raha, aga tegelikult oli tore päev, lihtsalt ma olen nii väsinud. Aga nüüd on hea kodus olla Nala juures ja ma luban endale natuke puhkust. Ma olen tõesti sellest päevast lihtsalt metsikult väsinud. Vlog saab siinkohal läbi, sest kell on 10:30 õhtul ja ma olen tänasest päevast selgelt liiga väsinud. Ja see tähendab ainult üht, et on aeg magama minna. Nagu sa nägid, olid need 2 puhkepäeva üldises joones üsna produktiivsed ja selle video lõpus ma tahangi sinult küsida, kuidas sina ennast produktiivsena hoiad, kas sina oled selline päevikute ja märkmikute täitja või sa oled lihtsalt siuke glow with the flow ehk siis lihtsalt lendled nii nagu elu viib ja mingeid eesmärke ja asju ei sea. Et anna mulle teada, oleks huvitav kuulata teiste kogemusi ka. Ja kui sina seda videot vaatad, on juba nädala lõpp või uue nädala algus, seega mina soovin sulle ainult ilusat uut produktiivset nädalat ja mina kohtun sinuga juba järgmises videos. Tšau! Closed doors, I'm a fool for your love.